tere kõigile, ma olen Eleri ja ma sain meie ägedalt koguduse esinaiselt sellise mõtte või väljakutse või mitte päris väljakutse, vaid sellise võimaluse, et ma saaksin jagada üht piibli kohta, mis on mind puudutanud ja filmiksin selle mõtte ja saaksin jagada teiega. Ja täna ma tulin koeraga, Jenny, tšau! Tulin koeraga metsa jalutama ja ülilus ilm on ja siis ma mõtlesin, et jaa, nüüd ma tahan jagada. Ja siin ma siis olen ja jagan ja tegelikult ma ei suutnud otsustada, mul on 2 kohta, aga ma loodan, et see on okei, ma siis jagan neid mõlemaid. Et esimene mõte või koht, mis mind väga on puudutanud, on psalm 23, hea karjane ja eriti siis just 4. salm sealt. See on siis nii. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. See on täiega julgustav olnud mul alati ja alati, kui ma olen tundnud mingisugust hirmu või ärevust, siis ma olen mõelnud alati, et ka kui ma kõnniksin pimedas orus ja siis mul juba hakkab kergem. Et see on täiega julgustanud mind alati ja puudutanud mind ja see on üks väga äge koht ja väga äge psalm üldse. Nii et ma soovitan teil lugeda kõigil täna psalm 24. Ja siis teine koht, mis on mind puudutanud ja on ka olnud julgustav väga, on Joosua raamatust 9. salm või peatükk, ei, salm vist ikka. Ühesõnaga, see kõlab nii. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kõhku ja ära karda, sest issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. See on tõesti teine väga puudutav salm, mis mulle väga meeldib lugeda. Mul on isegi telefonis üks pilt sellest, see on küll inglisekeelne, aga ma tihti vaatan seda ja loen seda ja see kohe tekitab sellise mõnusa rahuloleva tunde või kuidagi vahel, kui isegi mõtted lähevad ärevaks ja kuidagi rändama, siis see võtab kõik kokku või kuidagi toob kokku, et jälle selgelt mõelda. Ja see on mind väga puudutanud ja see on väga hea koht. Ja praegusel ajal ma loodan, et kuna maailmas on võib-olla natuke sellist hirmu ja ärevust, võib-olla natuke rohkem kui tavaliselt, et ka teie leiaksite neist kohtadest julgustust ja rahu, sest tõesti usalda Jumalat ja siis armasta Jeesust ja su südames ongi rahu ja hea, et tõesti kokkuvõtteks usalda Jumalat ja ole tore, rahulik, hea ja hea ja sõbralik kõigiga. Vot, tšau! Nii, ma tahaks tegelikult palvetada ka, et ma palvetan, et igaüks, kes praegu tunneb hirmu, ärevust või heidutust, et see võetaks teilt ära. Jumal saab anda sulle heaolu oma armastusega, täita su südame tema rahuga. Aamen.